Siin laual minu kõrval on ühe Volvo automaatkäigukast, millest tavainimene, ka meie enamjaolt ikkagi mitte midagi aru ei saa. Aga automaatkastiga on ikkagi niimoodi, et remontimadele aeg-ajalt peab, eriti kui veel on auto natukene eakam, ja sellepärast tulebki meile appi hõbenool ekspert, kes oskab selle puhtalt ära seletada. Esmalt võtame käigukasti diagnostikasse. Teeme käigukastile põhjaliku testi, analüüsime käigukasti tööparameetreid ja selle pealt siis hindame ära, kas käigukasti probleem jääb hüdraulikasse, turbiini või siis hoopis mehaanikasse. Et käigukasti diagnostika pelgalt ei tähenda veakoodide lugemist automaatkäigukasti puhul. Küll see on oluline, aga tihtipeale käigukast jukerdab niivõrd vähe, et automaatkäigukasti ajud, tarkvarad ei pane seda ise tähele. Meie tuvastame käigukasti vead siis sõidutesti põhjal, analüüsime käigukasti andmeid ja selle abil siis leiame tõenäosuse veakoha, kas see jääb siis mehaanikasse, turbiini või hüdraulikasse. Kui nüüd käigukasti diagnostika on läbi viidud ja on tuvastatud mingisugused probleemid, siis järgmine samm meie majas on käigukasti või siis jõuülekande eemaldamine auto küljest ja sealt edasi läheb ta juba spetsialisti lauale, kus siis võetakse mehaaniline osa lahti. Automaatkasti jaotame siis põhiliselt 3 erinevasse rühma. Käigukasti mehaanika osa, mida me siis siin laua peal näeme. Käigukasti juhtosa, ehk siis hüdraulikaplokk ja käigukasti turbiin. Eelnevates saadetes oleme rääkinud siis turbiinist juba, et siinkohal rohkem ei peatuks sellel teemal. Tulevikus võtame luubi alla ka hüdraulikaploki, aga täna keskenduksime siis põhiliselt käigukasti mehaanika detailidesse, mis siis juhtub, kui käigukast kulub või rikneb. Kui nüüd diagnostika on tuvastanud vea mehaanikas, siis avame käigukasti ja spetsialist hakkab otsima käigukasti mehaanika osadest siis probleeme. Ja et siit segaduses seda leida, on aega 3–13 tunnini. Ja põhjus väga lihtne, miks nii kaua võib minna. Kaasaegne automaatkäigukast koosneb 300–500 detailist. No meil on siin laual üks katkine detail, täitsa on tükid taga. Kuidas seda remontima hakatakse, arvestades siin on 500 juppi? Käigukasti remondi puhul ongi olemas 2 võimalust. Teeme lokaalset remonti konkreetsele detailile, mis siis on purunenud, või vaatame ka käigukasti peale tervikult ja vahetame välja kõik kuluda saanud, vanadust saanud tihendid, kettad, liugelaagrid. Kui nüüd rääkida konkreetse detaili vahetamisest ja teha seda odavamat remonti, siis küll ajakulu on väiksem, aga meil omakorda suuremad riskid ülejäänud käigukasti detailide suhtes. Ja kui nüüd keskenduda näiteks tihenditele, mis on vanaduses kõvaks muutunud ja neid mitte vahetada, siis võib juhtuda, et paari 1000 kilomeetri pärast võib katkeda järgmine 4-eurone kummirõngas, mille pärast tuleb teha uuesti 500-eurone töö. Kui nüüd käigukast on saanud ära remonditud, siis on väga oluline, et käigukasti lõpparve peal kajastuksid kõik detailid eraldi ridadena, sest selle pealt saame pärast hiljem näha, mis detailidel on garantii, millistele detailidel ei ole, sest väga tihti käigustis ei vahetata remondi käigul kõiki asju ikkagi välja. Ja ka meie majja on jõudnud tihti käigukaste, mis on kuskil juba remonditud. Kliendil kaasas arve ja arvel ainult üks rida automaatkäigukasti remont. Sellisel juhul ei ole võimalik kliendil apelleerida garantiitöödeks remondi teostaja puhul. Seevastu meie majast väljanenud käigukasti remondid sisaldavad arve peal kõiki vahetatud detaile ja sellega on võimalik ka hiljem pretensioone rahuldada. Sa siin loo alguses rääkisid, et diagnostika peaks ju auto all juba tehtud saama ja just mainisid ka 104–5 eurost tihendit, mille pärast, kui auto katki läheb, on väga nukker. Kuidas te seda üldse kontrollite, kui meil on siin käigukasti samas? Meetodid nüüd käigukasti survestamiseks on järgmised. Oleme muretsenud omal ühe sihukese unikaalse seadme, mille abil me siis läbi aparaadi imiteerime käigukasti sidurite töövõimet. Ja sellega on kaunis lihtne ära hinnata, kas käigukasti surved on piisavad, kas tihendid ei leki, kas ei ole käigukastil mingeid muid tehnilisi probleeme ja seda saab teha ka tegelikult käigukasti avamata. Mida see kõver sinu jaoks näitab siin ekraani peal?
No selle kõveraga me hindamegi ära käigukasti siduri tiheduse, kui ruttu sidur täitub õliga ja kui ruttu ta alla langeb. Et kui oleks leke, siis me ei saavutaks seda kõverat nii kõrgele. No mille poolest lõpetuseks mehaanika poole pealt kõige suuremad vead on, millega see käigukast siis oma töö lõpetab? Käigukasti probleemid jagunevad reeglina kahte ossa. Esimene probleem on kehv tootearendus kastitootja poolt, nagu siin kantud näha, lihtsalt purunenud kolb. Küll antud käigukasti margi puhul on ka ära mainimisväärt käigukasti sisse projekteeritud õlifilter, mida ei ole võimalik vahetada käigukasti hoolduse käigus. Aga põhilised vead on ikkagi käigukasti kulumine, pika sõidu tagajärjel õli mustaks muutumine. Kõikide käigukastide eluiga saab pikendada väga lihtsal viisil õlivahetuse abil.